räägime kinkekaartidest ja kinkekaartidest, millel on mitu otstarvet või mille eest võib osta erineva käibemaksuga tooteid. Miks ma seda rõhutan, on tingitud siis käibemaksureeglite muutusest aasta 2019 1. jaanuarist, millega neid kinkekaarte, millel on siis, mille eest ostetavatel toodetel on ainult üks käibemaksuväärtus, maksustatakse kinkekaardi müügihetkel. Kui teil on aga erineva käibemaksuga tooteid andmebaasist ja nende otstarve ei ole konkreetselt määratud, siis võib seda käibemaksu arvestada kaupade müügihetkel toodete käibemaksu järgi kinkekaardiga tasumisel. Olen loonud selleks siis eraldi tootegrupi kinkekaardid, kus on kaks erinevat kinkekaarti vormistatud. Konkreetse väärtusega kinkekaart, mille summa või hind on siis 10 euri. Nad on nii-öelda käibemaksu väärtusega 0 ja nendel on määratud parameeter, toode on seerianumbriga kinkekaart. Lisaks on täiesti vaba summaga kinkekaart, mille hinda siis määratud ei ole, käibemaks on endiselt 0 ja toode on seerianumbriga kinkekaart. Ehk neid, nimetagem neid vautšeriteks, millel eest tuleb käibemaks selle kinkekaardi müügi hetkel tasuda või maksustada, neid ei ole siis antud video raames arvesse võetud. Kui nüüd keegi ostab kinkekaardi, kas muu toodetega või eraldi, ei oma tähtsust, valime selle kinkekaardi välja, siis programm küsib kinkekaardi numbrit. See peaks olema siis number, mis on sellele kinkekaardile ka trükitud, sest muidu ei ole hiljem võimalik seda numbrit kuidagi tuvastada. Ja kui sellel originaalprindil ei ole nagu seda numbrit, unikaalset numbrit peale trükitud, siis selle võib kombineerida kas või kuupäevast ja kellaajast ja poe või kassanumbrist siis kokku. Et lihtsalt leidke oma reegel. Praegu lihtsalt 1, 2, 3 salvesta. Vaat ütlebki, et see on juba olemas. Paneme siis 2, 2, 3 ja salvesta. Vastavalt see number siis sobis. Toode registreeriti, käibemaks on 0, summa on 10 euri ja keegi siis ostab selle, maksab selle sularahas ära. Seda arvet võib trükkida või saata, siis nii nagu ikka. Ja nüüd see isik, kes siis selle kinkekaardi saab, siis ostab tooteid. Ostab näiteks 3 pudelit vett 0,5 ja soovib maksta selle eest siis kinkekaardiga, sest tal on see olemas. Selleks on siis siin kinkekaardi nupp ja põhimõtteliselt me eristame 2 liiki. Seerianumbriga kinkekaarti, kus on siis konkreetne number olemas, aga kui on tegemist selliste kas siis kaubanduskeskuse oma kinkekaardiga või mingite
varem välja jagatud kinkekaartidega, mida meil ERP-is ei ole olemas või ei ole kirjeldatud või number ei ole teada, siis me peame kasutama tavalist kinkekaarti, et siia siis antakse lihtsalt summa ja kinnitatakse. Aga seda me praegu ei käsitle. Anname siia siis selle 223 numbri siis seerianumbri, otsime selle kaardi ülesse ja 360 võetakse siis sellest maha. Rohkem midagi tasuma ei pea, nii et kinnitame. Tehing on tehtud. Ja nüüd funktsioonide all on võimalik siis selle kinkekaardi 223 väärtus siis või saldot ka vaadata, et me näeme, et siis 10-st on maha võetud eelmise ostusumma ja saldo on siis 640, mida saab siis veel kasutada. Kui me aga vaatame nüüd see 123 ja otsi, siis selle saldo on täis 10 euri endiselt, kuna seda ei ole üldse kasutatud. Kui nüüd keegi ostab vabasummaga kinkekaardi, registreeritakse vastav toode jällegi, antakse see seerianumber, näiteks 345, salvesta, aga siin avab ta kohe ka siis selle võimaluse, et me saaksime selle kinkekaardi väärtust öelda. Ja kindlasti ei tohiks sellele kinkekaardile mingit allahindlust teha, et sellisel juhul, kui te teete allahindluse, siis hoobilt selle kinkekaardi väärtus väheneb. Ehk see, kes selle kinkekaardi ostab, ei saa enam mitte 20 euro eest, vaid 20 miinus allahindlus. Ja jällegi selle eest siis makstakse sulaskaardiga, nii kuidas siis see isik maksab. Ja see, kes siis seda kinkekaarti kasutab, registreerib oma tooted, maksab siis kinkekaardiga ja otsi. Okei, ütleb, et seda kinkekaarti ei ole. Oli siis äkki 345 ja otsi, jah, sellelt võttis ta siis 20 euri maha, aga 15 euri peab klient ikka maksma, et annab võib-olla 20 ja kinnitame. Ja see kinkekaart muidugi on nüüd nii-öelda saldoga 0, et tema siis enam ei toimi. Ja muidugi antakse kinkekaardile ka kehtivusaeg. Selle saab siis paluda ERPLi helpdeskil sisse lülitada, on ta siis aasta 2 või nii palju, kui siis seda määratakse ja parameetriga pannakse see siis kõikidele kinkekaartidele kehtima.